Tere tulemast! Kõik head kutselised autojuhid ja kõik teised inimesed Eestimaa peal ja väljaspool Eestit ka. Mul on rõõm teile öelda, et ma asun sellise koha peal nagu Järva-Jaani ja siin ühes imepärases traktoriõppe klassis. Ja muuseas võib-olla olete kuulnud, et Autosert ostis ära Järva-Jaanis ühe endise traktorijuhtide ja veoautojuhtide koolituskeskuse, mis eksisteeris siin Vene ajal, Nõukogude ajal ja ka Eesti ajal. Kuni 96. aastani õpetati siin traktorijuhte ja veoautojuhte sillidega ja bellarussidega ja kõik see elu käis siin. Nüüd aga see maja siin hoone ei tööta enam, kuid siin sees on endiselt nagu üliunikaalne asi ja seda ma tahangi teile näidata, sellepärast et sellest majast saab tõeline ajaloo keskus kutselistele autojuhtidele. Ja vaadake, see traktoriõppeklass, see on kõik autentne, see oli nii täpselt nagu vanasti olid kõik need klassid ja asjad. Vaadake seda õpetaja lauda, millised nupud siin on. Mulle tundub, et siin on olnud õpetajaks keegi, kes on nagu vana leiutaja, tehnoloogia meest, on mõelnud igasugused nupud, kõik siin nalja. Küll me selle teeme selgeks, mis nende nuppudega teha saab. Kuid liigume sinna poole, sest seal on üliäge pöördesse ajamise mehhanism. Tulge. Traktorimootorite õppepöördlava. Kas te teaksite, et selline asi on Eesti maal üldse olemas? Mina sain sellest teada või paar kuud tagasi. Nii et selline fantastiline asi. Miks? Me kõik, paljud inimesed on näinud erinevaid sellised mootoreid, mis on lahti lõigatud, eks on ju, vaadake siit punase värvi juurest lahti lõigatud, et näha, mis on seal sees, kuidas asjad töötavad ja nii edasi, kõik. Või siis siit vaadata, kuidas kolvid siin masina sees on, kõik kolvirõngad, väntvõllid, karteripõhi, kus on õli, kus ta õli siit võtab, mis on õlipump ja nii edasi. Ehk siis paljud inimesed on näinud, kes on õppinud tehnikat. Aga mis teeb selle koha nagu imepäraseks ja unikaalseks on see, et kõik need masinad nagu nad töötavad. Vajutad nuppu, hakkab tööle, inimene saab seda kõike näha ja pöördlaval lihtsalt ringi liigutada neid. Ma näitan teile. Ehk siis vajutan sisse pöördlava nupu ja see pöördlava hakkab käima. Lihtsalt käib. Üks mootor tuleb esile. Võtame teise mootori esile. Panen pöördlava kiirendi peale, seda veel ei ole muidugi. Ja nii edasi. Ehk siis siin midagi sellist Eesti maa peal olemas. Oleks ma seda varem teadnud. Aga hea, et ma sain õigel ajal jaole. Nii et panen kinni. Ja need mootorid on siis, töötavad ka, lähme vaatame. Kusagil oli üks hästi kiht käigukast. Siin vaadake. Käigukast, mingisuguse traktori käigukast, eks on ju. Siin on need käigukangid igasugused. Sisemus, käigukasti sisemus, siin on pandud klaas ette, et näidata, mida siin juhtuma hakkab. Ja kui ma vajutan selle käima, siis vaadake siia. Õli hakkab pritsima. Näha, kus ta õli võtab siit alt. Õli hakkab pritsima ja panen käima teise, panen siit ka käima. Siin on näha käigukassi sisemus, mida teeb. Ma arvan, et sealt võib täiesti vabalt ka käiku sisse panna. Et uskumatu asi siukse koha peal siin ja töötab, kõik on korras. Et kui inimesed, kes pole kunagi näinud, mis asi on mootor, siis fantastiline koht siin talle seda kõike nagu näidata ja tekitada huvi. Lähme veel edasi. Siin on
oi jumal, ma ei ausalt öeldes, ma ei teagi, mis siin on, eks on ju, see kõik, seda kõike ma õpin nagu alles selgeks, et kõigile seda tutvustada. Noh, mis need on, et traktorite mingid tagasillad, esisillad. Siin on samamoodi, näete, mingisugune mehhanism, et näidata, kuidas kõik need asjad siin töötavad. See ka veel läheb käima, kõik ilusti kenasti töötab, aga praegu ma seda ei pane. Milline kolossaalne mootor, see ka töötab, vajutad nuppu, kõik hakkab käima, et oleks võimalik kõiki asju näha. Siin veel erinevad asjad, no näiteks, mis asi on V-mootor, vaadake siin, noh, V-mootor, V8 mootor, ei, see on lausa pooleks, aga paneme ta käima. Nii, ma vaatan, kus ta käima käis. Nii, tal oli mingi käimapanemise lüliti kuskil. Jah, siin ei ole, kus see lüliti on. Siin. Nii, ja panen ta käima. Nii, ja nüüd sa näed, mäntväll käib ringi, kolbid liiguvad. Siin, nukkväll, mida teevad klapid, klapid liiguvad üles-alla, aegluubis, siin toimub plahvatus, õhk läheb välja, turbo, hops, see on turbo, kuidas see kõik siin töötab, oi jumal, minul igal juhul, mul ei ole lihtsalt nagu sõnu, ausalt öeldes, et kõik need punased tähendavad neid kohti, mis on lahti lõigatud, me näeme selle mootorimasina sisemusse, no paneme selle monstrumiga käima. Nii. V8 mootor, 1, 2, 3, 4 silindrit siinpool, teisel pool samamoodi. Ja me näeme, mis toimub mootori sees. Uskumatu, tavaliselt sellist asja inimesed juba ei näe. See lihtsalt on uskumatu asi. Ja see kõik on siin Eestimaa peal meile olemas. Autoserdi õppekeskus saab siia täiesti uuel visioonil põhinev niisugune nagu õppekeskus selles kohas siin, nii et kindlasti hakkame siin teiega siin kohtuma rohkem ka. Nii et sedasi. Ja neid mootoreid on siin erinevaid asju. Maja on täis erinevad niisugust huvitavaid asju. Igal sammul võib kohata mingisugust nõukogude sotsialistlikku vabariigi tehnoloogiat, aga see kõik on tasemel, töötab korras. Nii et oleme Autoserdiga otsustanud, et hakkame seda ajalugu siin talletama, säilitama, eksponeerima ning korraldama uusi ja huvitavaid üritusi, koolitusi, infopäevi või mis iganes siin saab teha. Siin on ruumid olemas suuremateks üritusteks samamoodi. Nii et Järva Jaanis, endine siis kutsekooli traktoristide ja veoautojuhtide koolituskeskus on siin olnud. Nii et hoidke meil silma peal, sellepärast, et varsti hakkame siin tegema ka talguid, et olete oodatud siia appi meiega koos töötama, et vuntsime selle koha kenasti üles ja teeme midagi ägedat siin Eestimaal. Siuke teadaanne teile, nii et kõik, ma jään nüüd siia mõtlema, mis selle kõigega edasi hakata tegema.